oleme jõudnud õhtu lõbusama osani. Meie ees on harrastajate meister ja esmakordselt Eestis amatööride meister. Nii, rääkige nüüd, kuidas see võit siis ikka tuli? Kärt? Kihutades seekord. Rada oli selline, kus ei saanud väga palju pöördeid teha, mis meile oleks sobinud nii, et me pidime pöörama ja väga kiiresti sõitma. Ja seekord õnnestus. Jessica? Sama. Hobune oli nii hea, et pidi lihtsalt pöörama ja kiiresti sõitma ja toimis kõik. Et nagu andma gaasi ja võtma viimast. Just, ja muud varianti polnud. Kes ei riskis, ei saa šampanjaga üle kallatud. See on kõik. Aga rääkige veel nendest 2 võistluspäevast, et mis teie jaoks raske oli? Palavus. Ilm oli see, mis oli raske nii ratsanikele kui hobustele. Ma arvan, et tegelikult oli põnev, et see amatööride klass tehti. Et rasket nagu otseselt ei olnud, aga võib-olla siuke uus ja huvitav, et siis oli natuke pinget rohkem võib-olla ka teistel. Et see oli siuke. Ja no palavus kindlasti. Keda te oma konkurentidest kõige rohkem kartsite? Väga raske küsimus. Ma keskendun alati nagu enda sooritusele, et anda endast parim. Et ma ei mõtle teiste peale, vaid kuidas ise saada niimoodi, et võimalikult vähe hobust segada. Meil oli seal terve rida ägedaid nimesid. Kõiki pidi kartma. Siin meistrivõistlustel ei ole kunagi midagi kindlat. Põnna ma ei löönudki? Ei löönud. Seekord mitte. et ja kõik olid konkurendid ikka. Nii, kuidas te tähistate? Kõige olulisem küsimus. No, seda tuleb ikka suurelt tähistada, aga seda veel ei tea. Plaani ei ole paika pandud, kuidas. Ja, tahaks koju jõuda esialgu ja peale pikka päeva ja pikka nädalavahetust. Ja siis vaatame edasi. Aga palju õnne teile veel kord. Aitäh!